Ma mõtlen, Dan, siin meil vestlused jätkuvad vähemalt USA presidendi Donald Trumpi sõnul, kuid samal ajal on Pärsia lahe riigid rünnaku all. Iraan suudis edukalt takistada Iisraeli ründamast oma proksis Beirutis. Hormuzi väin on selle blokaadi tõttu endiselt peaaegu suletud. Kui kaua saavad need vestlused siis kesta, kui olukord on endiselt selline? See on ilmselgelt ebastabiilne ja ebastabiilsete olukordade puhul ongi loomulik, et lõpuks jõutakse murdepunktini ja midagi juhtub. Samuti ei talu loodus ebaloogilisust ja lõpuks satub absurdne olukord mõne musta luige sündmuse otsa, mis muudab kõike. Aga mis see olla võiks, seda ma ei tea. Kui piisavalt aega möödub, nagu Marco Rubio ütleb, ja Iraan kannatab majanduslikult, sest blokaad jätkub, siis võib-olla toimuvad seal poliitilised muutused. Kuid see peegeldab ühte fundamentaalset, väga sügavat ja väga masendavat strateegilist tegelikkust. Tõsiasi, et Ameerika Ühendriigid ja Iisrael alustasid seda sõda ilma sidusa plaanita vältimatu Hormuzi väina sulgemise puhuks on lihtsalt hämmastav. Ja minu arvates on see üks suurimaid strateegilisi vigu hiljutises sõja ajaloos. Mõtlen, Napoleon, kes marssis talvel Venemaale, oli probleemne ja Iraagi sissetung vale ettekäändega oli raske kaitsta. Aga siin oli meil olukord, kus CENTCOM teadis, et see juhtub. Nad olid seda aastakümneid sõjamängudes läbi mänginud. Ma eeldasin, kui ma sõja algfaasis seda toetasid, et neil oli plaan olemas. Ja et nad olid väga kindlad, et režiim kukub päevade või nädalatega ning et nad olid midagi kokku leppinud IRGC, sõjaväe või kurdidega. Ja me teame, et seda prooviti. Või et oli plaan võtta üle territoorium Hormuzi väina ääres, mitte kogu Iraan, vaid see piirkond. Või hävitada kõik nende raketilennutajad ja kõik nende droonid, mis oleks olnud keeruline. Aga tegelikult ei olnud mitte midagi, täiesti mitte midagi. Ja USA astus sellesse sisse isegi ilma, et Lääneliit oleks olnud nende poole. Kui seda oleks pidanud tegema, siis oleks pidanud seda tegema vähemalt nii, et NATO oleks valmis kogu oma jõu Iraani vastu suunama ja tagama, et Hiina jääks vähemalt neutraalseks. Mitte midagi sellest ei juhtunud. Nii et praegu eeldades, et USA ei taha kineetilist sõda uuesti alustada. Kõige vähem halb variant, mida ma näen, on mitte ainult blokaadi jätkamine, vaid selle tugevdamine täielikuks mere, maa ja õhu blokaadiks ning embargo kehtestamine, mida toetavad lääneriigid. Ma mõtlen, et kõik peavad olema ühel meelel, sest see tõesti on ja peakski olema Iraan kogu ülejäänud maailma vastu. Ja ma mõtlen Hiina samuti, ma saan aru, et Hiina impordib osa oma naftast Iraanist ja see moodustab enamiku Iraani nafta ekspordist. Aga see ei sõltu sellest ja ei taha, et see kaua kestaks. Ja ainus viis panna Iraani revolutsiooniline kaardivägi IRGC mõistma, et neil ei ole seda asümmeetrilist strateegilist mõjuvõimu, mida nad arvavad endal olevat, on koondada täielikult otsustav. Rahvusvaheline liit ja selleks peaks Trump eurooplastega hästi läbi saama. Ta peaks tegema midagi, mida ta võib-olla pole kunagi oma elus teinud. Vabandama selle eest, et ähvardas NATO liitlast Taanit Gröönimaale sissetungimisega. Ja nii edasi, ja nii edasi, ja nii edasi. See nõuab midagi, mida Ameerika Ühendriikides praegu napib, diplomaatilist osavust. Kindlasti näeme me seni jätkuvalt, et piirkonnas on Ameerika Ühendriikide väed, mitte see rahvusvaheline liit, mida te mainite. Isegi mitte ligi lähedalgi. Jonathan, kui rääkida siinsetest USA vägedes, siis CENTCOM ütleb, et nad tulistasid alla mõned neist Iraani heitkehadest, mis lasti laheriikide suunas. Tõenäoliselt näeme rohkem Iraani vastulööke nendele laheriikidele. Kui kaua peavad USA väed siis selles piirkonnas viibima, et mitte ainult kaitsta oma liitlassuhteid Pärsia laheriikidega, vaid ka oma enda baase, mis siin asuvad? Ma arvan, et nad jäävad siia veel üsna pikaks ajaks, sest nagu sa mainisid, kui sa ei taha anda Iraanile tõelist tunnet, et nad võidavad, mida iraanlased juba tunnevad, siis nad arvavad, et neil on ülekaal. Kas see on tõsi või mitte, see on tõlgendamise küsimus, igal poolel on oma tõlgendus. Aga kui USA väed praegu, kui Iraanile ei anta kõike, mida USA tahaks anda, kui Iraan reageerib kõigele rünnates laheriike ja tekitades üleöö segaduse Kuveidis, kui me ei taha, et Iraan tunneks, et ta tõesti võidab, siis tuleb oma vägesid siin hoida heidutusjõuna veel üsna kaua.
Kas see oli midagi, mida president Trump tahtis teha, kui ta paar kuud tagasi väed saatis ja sõda alustas? Ma ei ole kindel, aga nii see on. Kui te praegu pärast kõike seda, mis on juhtunud, viite oma väed tagasi Ameerika Ühendriikidesse või mõnda teise piirkonda, annate te iraanlastele märku, et olgu, saite mida tahtsite. Ma ei usu, et president tahaks seda teha. Muide, veel üks viga, mis tehti, oli see, et seda ei edastatud Ameerika rahvale ega maailmale. Ma mõtlen, kui plaan oleks olnud pikaajaline blokaad või nende vägede pikaajaline kohalolek, mõjutaks see maailma majandust. Ja see on veel üks põhjus rahvusvahelise koalitsiooni kokkukutsumiseks, et selgitada maailmale, miks see on vajalik. Ja see, mis tulemas on valulik periood, mis on nagu vähiravi. Ja mitte midagi sellest ei tehtud. Sõda oli kohe algusest peale ebapopulaarne, sest seda polnud selgitatud. Ja kuna kahjuks see väga õiglane sõda vaenlase vastu, kes on tõeliselt kuratlik ja peab maa pealt kaduma. Seda edendavad kaks kõige problemaatilisemat tegelast, kes praegu juhivad demokraatlikku riiki, kui mitte kõige problemaatilisemad üldse.